Suur suusapidu läheb talvepuhkusele, mis tunnete emotsioonidega lähevad meie sportlased vastu uuele aastale, proovime meie ära arvata. Aastavahetusel saab avapaugu legendaarne Dakari ralli, kus osalevad ka eestlased, mis tõttu oleme külla kutsunud kahekordse Dakari veterani Toomas Triisa. Suur jalgpallipidu Kataris on läbi saanud. Tanel Tursk ja Kasper Elisar tulevad meile taas kord külla, et muljetada turniiri parematest sündmustest. Kas ja kui hästi tunnevad saatejuht ja saatekülalised jalgpallilegende, selgub juba väljakutse rubriigis. Vaata aasta viimast poodiumi. Üks kolmandik suusahooajast on tehtud ja on tegelikult paras aeg teha väike kokkuvõte ja vaadata otsa meie eestlaste sportlaste tulemustele ja sellele, millega on hakkama saadud ja millega võib-olla ei ole hakkama saadud. No, mis meil siin rõõmustada on? Kõige kõvem koht Ilvesel seal top 10. Jah, Ilvese kohta on tõesti ja no meid võib-olla nagu eelkõige huvitab laskesuusatamine, sest me oleme kuidagi harjunud seda vaatama, sellest seda näeb ka nagu ETV-s on ju, olgem ausad, mis Rahvusringhääling näitab seda. Ikkagi nagu tore vaadata. Aga ühest küljest nagu natuke oleme pettunud, sest me oleme oodanud Tuuli 7. kohta on ju. Tuuli 7. kohta pluss teatud edasiminekut ka teiste sportlaste puhul. Naistest siis Tuuli kõrval teisel kohal on nii-öelda Susan Külm praegu, kelle peale on ju päris suured lootused pandud. No see on esimesed punktid kätte, me võime sellest tal ikkagi nagu pai ära teha. Ja ei, ta on praegu ju täitsa okei, ta on 62. kohal nagu seal Ibu rankingus, et naisi on 90. No neid on ju, aga ikkagi sul on punkti vaja selleks, absoluutselt, kuhugi saada. 62. tule tõepoolest. No kui me võrdleme nii, vaata, Martin Himma on praegu, see on küll nagu teine kategooria on ja murdma suusatamine, aga ta on parim eestlane ja ta on 51. Nii et selle kõrval on nagu okei täitsa. Enam-vähem jah, aga Himma ei ole sõitnud ka kõiki etappe ja asju kaasa, et ta on jätnud vaata siin etappe vahele, et siin tuleb arvestada ka seda, et Himmal on vähem sõita. Aga ütleme siis laskesuusatajatest seni parim koht Tuuli 19. Väga hea, hakkab juba ju looma. Ja mis on Tuuli puhul ju suurepärane on see, et Tuuli suusatab. Suusaajad on tal ikkagi nagu seal top 20 kogu aeg sees. Ja eriti ta suudab nüüd sõita teisi ja kolmandaid ringe väga hästi. Aga pihta ei saa. Jah, praegult on see periood. Me oleme tegelikult ju möödunud hooaegadel näinud seda, et tuleb mingi 2-3 etappi, kus tal ei õnnestu laskmine. Ja siis läheb nagu päästik õigesse kohta ja hakkavad alla tulema need märgid. Ma veel nagu sügavalt ei kurvastaks, sest üldine tendents... See laskmine võib tulla üle, suusasõit ei tule üle. Ütleme, seal Anterselvas võiks juba nagu olla see eestlaste nädalavahetus, et... Ma on iga nädalavahetus seda oodanud. Me ootame seda küll, jah. Aga siiski, MM-ili on veel aega. Aga Regina vist, ma sain õigesti aru, sotsiaalmeedias kukkus trepist alla ja väänas oma jala välja ja otsustas siis natukene sõita ja sai aru, et see jalg ei kannata ja võtta siis nüüd sellest viimasest Anagist puhkuse. No see on mõistlik, jah. Absoluutselt väga mõistlik on, et teda me võib-olla ja tema sooritust me võib-olla ei saagi nagu väga hinnata praegust, et need sõidud, mis ta tegi, need esimesed olid nagu natukene kurvamamolsemad ja loomulikult ebaõnnesõdur Johanna Talijärv kohe hooaja alguses ikka vana hea gripp peale haigeks, siis uuesti tagasi ja nüüd ütleme viimased sõidud ju viimasel etapil ikkagi 62. ja mis ta seal oli, et napilt jäi ju jälitusest välja, et on näha, et nagu läheb nagu paremaks. Ja kiirust ei ole 91. enam. Kiirust on ja laseb ka hästi, ma arvan, et ta võtab rahulikult, tal on pinge vaba praegu. Ta on seal meil tiitlivõistluste naine ka olnud alati. Ta on nagu terve hooaeg püsib seal kusagil taga otsas ja siis tiitlivõistlustel ikkagi nagu tuleb ja nagu lajatab ära, et ta kuidagi oskab seda nagu vormi hästi nagu settida. Aga võtame ette ka Ilvese ja kahevõistluse näiteks. Või seda laskesuusast? Ei, me võime pärast Me võime küsida, kus on Lampits, et see oli tõesti huvitav, et tegelikult sellest on juba nagu räägitud ka, et ma ei tea, võib-olla ta ei tahtnud seal jäise raja peal sõita, mida ta ei teadnud ette. Lampitsi puhul on tegemist siis murdmaasuusa sprinteriga, kes sellel aastal tuli üle laskesuusatamisse ja kõrgem koht on 5 olnud siiamaani. Sõitis kõik põhimõtteliselt pikali minutiga edestas. Aga siis läks tagasi Ivu karikasarja sõitma ja... Ta sõitis sprindi 5. siis jälitust ei sõitnud ja nüüd me rohkem polegi teda näinud. Teatas vist nägime. Teatas nägime, jah. Et rohkem polegi teda näinud. Kus ta sõitis ka hästi. Miks sina arvad, me põgusalt nagu enne mainisime, et sul on mingi oma versioon, et miks Lampits saadeti Ibusse tagasi. Mul on oma versioon. Ja, mul on selline küüniline versioon, et võib-olla ei vastanud tema sportlase siis, miski ei vastanud normidele nii-öelda. Ma ei ütle, et see midagi illegaalset on, see võib ka olla
meeskonnasisene, see võib olla ka mingisugune siis attitude'i küsimus või suhtumise probleem. Võib ka suhtumise probleem olla või siis hoitakse seda tõesti selleks MM-iks, kui on vaja, et ta sõidab ka murdmaasprinte, sest Planitsas ju MM peetakse aasta, et võib-olla see ei taheta teda täiesti välja kurnata. Samas, miks ta siis saadetakse ibukarikale tagasi? See on ju... Minu mõte on nagu, või idee on see, et see muidugi see laskesuusk ja murdma nagu plaanid selle kokku panna, see nüüd lõi mul natukene nagu rivist välja, aga mõte mul oli see, et teda hoitaksegi, teda nagu soojendatakse natukene, harjutatakse selle suure konkurentsi ja kõige asjaga, et teda ei visata kohe nii-öelda nagu pea ees külma vette, vaata, kas saad välja või ei saa, et teda nagu hoitakse ja tema just nagu psüühikat proovitakse nagu hoida nagu paigas ja nagu fookuses, et ta ei läheks kuidagi. Et ütleme ala, et kui ta nüüd tuleb sinna suurte tüdrukute juurde sõitma ja siis ta äkki on mingi 45, 60, 80, et siis ta ei tahaks nagu püssi nurka visata ja minna nagu murdmad edasi tegema. Aga ei olnud 80, oli 5. Aga kui nüüd, kui sa tuled ja oled 80, et milline nagu psühholoogiline pauk see on, see on nagu minu jaoks tundub praegu, see tema 5. koht on tema nuhtlus. Jaa, see ongi, aga teisest küljest teistpidi võttes, et sa pead nüüd, millise motivatsiooniga sa lähed tagasi ibukarikat sõitma, oli ka näha, et ta nagu ei viitsinud seal üldse sõita, et no tõesti. Aga kui sa ibus sõidad kehvasti, siis sa suurte tüdrukut juurde tagasi ei saa. Täpselt, aga kui sa seal juba, kui sa korra näitasid, siis see... Tule näite veel. Tule näite veel, jah. Aga ma arvan, eks ta tuleb, ma arvan... MM-il on kindlalt väljas. Niikuinii. Aga Kristjan Ilves? Ja Kristjan Ilvese puhul, viimane... Kas ta on ebaõnne sõdur või on täna vorm selline? No täna tal ei olegi oma vormi, tal on võõras vorm, kuni et natuke nalja teha, jah. No tõesti, viimane, see oli ebaõnne sõdur, aga ma pean ütlema, minu jaoks... Võõras kiiver mõjutab sinu arvust nii palju, et hüppad 10 meetrit? Ma ei tea, seda ei saa mina öelda tema. Ma arvan, see on nagu jällegi see kahe kõrva vahel, et mul ei ole oma kiiver. Kas ta on psühholoogiline või ta on füüsiline, ma ei oska öelda, aga igatahes ise ta väidab, et see mõjutab ja ma usun teda, miks ma... Aga teine asi on see, et tegelik tase üldse kahe võistluses on tõusnud sel hooajal minu arust ikkagi kraad kõrgemale. Ja kui ma vaatan, et sinna on liitunud juurde need noored prantslased, kes etapilt lähevad paremaks. Austerlased on väga tugevad. Austerlased niikuinii, austerlased on alati olnud. Sakslased... Norrakad endast taas üldse rääkida. Meil on uued, eks ole, kes on peale tulnud ja siis on veel vanad, kes ei taha ära minna. Ja jaapanlased on tugevad. Ja jaapanlased ikkagi ka... Yamamoto on ikka nagu väga nagu stabiilne. Aasta-aastalt hakkavad nagu sõitma paremini. Et just see suusa pool. Hüppajad on alati olnud... Nüüd see suusatamine, sa vaatad jah seda Yamamotot, et okei, et ta justkui nagu ei liigu üldse etapi esimene poole. Kui läheb see Kundessen lahti, eks ole, siis ütleme seal esimesed kilomeeter on ju 1,5, ta nagu ootab järgi. Ta ei teab, et ta ei saa. Ta ei teab, et ta ei saa, kui ta ei ole just 1,5 minutiga eest ära. Kui see vahe on seal ikkagi kuni 30 sekundit, no siis ta läheb seal hästi rahulikult ja siis sa vaatad, et ta on juba, nüüd kohe tuleb see grupp. Aga see tähendab ju seda, et ta on finišis värskem. Jah, sõidab kiirrongiga tast mööda, aga ei, ta istub seal taga, seal mingi Mario Saidli või kellegi ta ikka leiab, kelle taga istuda. Aga kas Ilves saab see aasta etapi võidu? No, eks me tahaks loota, aga kui realistlikult vaadata... Ole realista nagu analüütik. Ma ei näe seda praegu, nende tulemuste põhjal muidugi ei saa midagi öelda, aga ma ei näe ka nagu seda hüppekindlust. Kui ta selle saavutaks, siis tegelikult... Tuleks jälle top 3 hüppaja. Kui ta lähed 20. 24. lähed rajale ja tuled 15. see näitab, et sa sõita jaksad. Okei, sa võib-olla ei sõida seal Riiveri, Oftebro ja ma ei tea, Grabakiga võrdselt, aga ikkagi nendele jaapanlastele teeb ta ära ja austerlastele ka on ju heal päeval ja sakslastega on võimeline sõitma võrdselt. Nii et kui seal kui ei teki seal mingisugust anomaaliat, et ta saavutab nagu ühtäkki sellise nagu tõelise hüppevormi, et praegu tal jääb ikkagi nagu 10 meetrit puudu, mitte me räägi nagu... Tõsi, aga võtame kiiresti, vaatame üle ka murdma. Kas Himma vorm jätkub või tuleb klassikaline eestlane? No Himma andis sulle lubaduse, täitis selle, nüüd jääb tal üle vaid üle oma varju hüpata, et tegelikult me näeme, et murdmas vähemalt tabeli näitab, on tal rohkem punkte kui sprindis on ju. Tähendab, ma mõtlen siis nagu distantsil. Ja kui ta hakkab meile tooma neid, kuidas ma ütlen siis, veerpalu kohti või nii,
et siis me oleks ju väga õnnelikud, et 10 kilomeetrit klassikat see on. Ja Alevit ei saa ära unustada. Alevit ei saa ära unustada. Aga Imma on ikkagi meil noorsport. Alev on juba kogenud. Aga uus imi sellegi poolest on ju. Ja suusahüppajates ka, ega neil ka siin nüüd midagi õisata ei ole. Võiks öelda, et seisame sama koha peal Aigro ja Maltsev. Mis sa pakud, mis siin hooaja teises pooles juhtuma hakkab? Hooaja teine pool on olnud Aigrol parem ja nagu Maltsev on isegi saanud nagu jalad alla, et ma ikkagi nagu tahaks saada neid top 30 kohti. Need on ikkagi nagu lõppvõistlus, nagu teise vooruna, see on ikkagi nagu elementaarne. Kas ta 4 hüppemäel osaleb? Ikka muidugi. See on olnud tal nagu... Pigem meeldib, pigem nagu suured mäed. Head mäed on ja sobivad talle. Ja seal on ta hästi läinud. Ja seal on ta teinud ka oma esimesed suured ägedad tulemused. Nii et sellised talvejutud praegu uuel aastal, kui me tuleme tagasi, räägime uusi talvejutte. Kurikuulsast Dakari rallist hakkame rääkima nüüd ja nagu juba traditsiooniks on saanud, siis ka sel korral toimub see Saudi Araabias. Ja et mitte niisama tühja juttu rääkida, siis meil on külas täna Toomas Triisa, kes läheb Dakari rallile teiste eestlaste seas. Juba 3. korda on see sulle. Tere tulemast, Toomas. Tere. Räägi meile, sa oled 2 aastal käinud nüüd nagu tsikliga ja seekord lähete siis koos kaardilugeja Mart Meeruga siis pagiga, nagu ma saan aru, SSV klassis on see autokategooria, ütleme pagi kategooria siis jah. Et kuidas on, et kas see on nagu siuke mängime turvalisel poolel või et tunned sa, et oled juba liiga vana tsikli jaoks või millest selline otsus nagu tuli? No näed, tead väga hästi. Eks ta nii on jah, et see tsikliga sõit tahab paremat füüsilist ettevalmistust ja võib-olla paremat tasakaalu, et iga päevaga jääd vanemaks ja see tasakaal läheb lahjemaks, et sellepärast oli vaja midagi uut. Ja tsikliga 2 korda tehtud ka, et otsisime nagu midagi mitte niisama tehtud, et sa käisid 1 kord niimoodi, et sul oli taga nagu tiim, kes su tsiklit hooldas, putitas, kui sina puhkasid, sõid ja magasid on ja teine kord sa käisid niimoodi, et sa olid soolo, ehk siis nagu seljakott seljas, mutrivõtmeid täis, kui midagi juhtus, pidid ise korda tegema, ise kõigest hoolitsema. Nagu miks inimene võtab sellise asja ette? Esiteks kõrberalli ja peab ise kõik asjad ära tegema? No väga lihtne, et ma olen eluaeg sõitnud tsikliga erinevaid alasid ja see on nagu olnud minu elu ja Dakari ralli on motospordis selline Himalaja mäetipp. Esimene kord sai ta õnnestus ta läbi teha, mis on väga suur eesmärk kõikidel, sellepärast et Dakaril on üks väga lihtne raudreegel, et 50% alati lõpetab. Et me Mardiga koos esimene kord läksime 2 siis me viskasime näppe, kumb meist siis nagu ei lõpeta. Aga esimene kord õnnestus kohe lõpetada. Ja nagu öeldakse Dakari kohta, kui 1 korra käid, et siis see jääb, sul võib saada haiguseks. Aga mis seal on see, mis siis nagu tõmbab taga? Kõrberalli. Et sulle meeldib, kui sul on suu liiva täis või? No jah, see on see äärmuslik pool, et tegelikult see on nagu kogu see ralli on nagu see grande finaal, see väga suur võit on, kui sa jõuad juba sinna kohale ja sa sõidad ühe selle stardipoodiumi. Et see on kogu see protsess, et sinna jõuda, see on meie puhul tavaliselt iga ralli puhul on see 2-3 aastat on see ettevalmistusaeg, et sinna üldse jõuda. Ja teine ikkagi see ralli ise, et üks asi on see võidusõit, mis seal on ja see teine asi, see seiklus, mis seal nagu on ja see 3. asi, kus sa nagu iga päev nagu sõidad, et need on sellised kohad, kuhu tavainimene ei jõua, ma arvan, tihtipeale mitte kunagi, et ainult selle ralli käigus, et sa ikkagi väga palju sõida, see võistlus läbib selliseid kohti, kuhu teinekord inimene ei jõuagi, et nagu see aasta, mis on tulemas, läbib Saudi Araabias niisugust kohta nagu empty quarter, et selline koht nagu, kus ei ole ühtegi teed ega lõpeb, räägitakse, et väga suur ala Saudi Araabiast jah, kus tegelikult tavaliselt ei käi mitte keegi. Aga pikad on need nii-öelda siis kiiruskatsed, et see on ikkagi ralli on ja sul on punkt A, punkt B, pead läbi sõitma. Pikad need katsed on sul kusagil? No ralli ise on kokku 15 päeva ja iga päev on vaja läbida selle suur 600-800 kilomeetrit. Ja kogu see distants on siis võistlusdistants? Kõik ei ole, see oleneb tavaliselt päevast, aga keskelt läbi sellest on 400 kilomeetrit, 450 kilomeetrit on see, kus sõidetakse võidu. On punn põhjas on ja ülejäänud on siis see, kus sa sõidad sinna kiiruskatsele ja sealt ära koju või. No
see tähendab, et kokku teeb see umbes circa 5000 kilomeetrit ikkagi sõitu. Mis peab olema masinal, et ta vastu peab nagu sellisele pikale distantsile ja valule? Noh, see punnpõhjas nagu sõit, nagu Lauri ütles. Viivad olmu kõik kohad see ei ole niisama kulgemine. Ja, no need on täiesti spetsiaalsed siis masinad või siklid, mis Dakari ralliks tehakse. Et see ongi tegelikult eraldi distsipliin on ralliraid ja need autod on nagu tehtud just kõige lihtsam öelda nagu tangid, et nad peavad nagu vastu pidama, et seal ei ole see, võib-olla nad ei ole nagu nii täpseks tuunitud kui Formel 1 autod, aga selle eest on nad väga tugevad ja lihtsasti hooldatavad, kes tehtud, et kui midagi juhtub, ega siis see peab olema võimalik nagu see keset kõrbe korda teha. Aga räägime nüüd natukene sinu seiklusest ka, kui sa nüüd sinna lähed. Sa lähed esimest korda pagiga, sa oled roolis. Mina roolis, jah. Lihtsam või raskem? Ma arvan, et lihtsam. Et kuulud, mis öeldakse, lihtsalt vajutad minna ja vaatad, et kalju pealt või nagu tüüni pealt kusagilt alla kuku ja... Ja, no hetkel ta tundub mulle kindlasti lihtsam, et nii palju, kui me oleme neid teste teinud ka, et siis tundub lihtsam, et kui siiamaani me oleme kogu aeg teinud oma asja, sikli peal saad üksi, teed täpselt oma asja, sõidad sinna, kus sa tead ja nii kiiresti, kui saad. Nüüd on kahjuks nii, et autos on reeglid see, et autos pealik on Mart ehk et minu siis navigaator või kaartilugeja, et Mart on nagu see pealik, kes tegeleb, kes on autos boss, keda ma pean kuulama. Mul on suur kiri ette spidomeetri asemele kirjutada, et listen to Mart ja ma ei tohi taga vaielda. Aga kus sa selle masina said? Noh, ega see ei ole ju tasuta lõbu, et paned ennast kusagile kirja ja siis kutsutakse ja antakse masin. Kus sa selle masina said, kus sa selle meeskonna said, kus kogu nagu see taustajõud tuleb? Ja see on samamoodi, nagu ma ütlesin, see on mitme aasta projekt, kui sa valmistad endale ette, et uurid seda tausta, kes, kus, mismoodi. Kõige lihtsam on sul, või noh, ma ei saa öelda, et see kõige lihtsam variant kindlasti on üks variant ja see, et sa ostad poest auto ja lähed rallile. Aga sellega vist lõpuni ei tule, aga tõenäosusest ei ole, et kui sa selle Fordiga lähed sinna või mingi asjaga. Noh, mine sa tea, et seal on väga suur osa õnnel ka, et võib-olla tõestad läbi, aga meie eesmärk on alati olnud see, et maksimeerida nagu seda riski, et tulla läbi kindla peale, et tehnika oleks võimalikult heal tasemel. Ja no, et ta oleks selline konkurentsivõimeline nagu tehnika, et meil õnnestus lõpuks koostööd teha sellise meeskonnaga nagu SRT, kes ongi siis tegelikult nende baas asub Lätis ja kes on nagu nende pagide nagu esindajad siin nagu Baltikumis. Ma ütleks täna kindlasti, et meil on nagu tehnika poolest on meil kõik väga hästi, et me sõidame praktiliselt sama tehnikaga, mis kõik see maailma esikümme seal. Aga mis eesmärgid on? Läbi sõita nagunii, nii selge. Ja no ega mis siin nagu salata nagu keerutada, kõik arvavad, et see on liiga julge ütlemine, aga me oleme läbi sõitnud 2 korda. Jah, me ei ole kunagi teinud seda 4 ratta peale, aga veel kord, mina täna kogu projekti teen selle nimel, et sõita nagu võimalikult hästi. Ja kui me suudame oma seda kogenematust selle 4 rattalise peal nagu võimalikult minimaliseerida, et siis ma usun, et me tegelikult see hea tulemuse saamine on täiesti võimalik ja me elame ikkagi maksimumi peal. Kui tihe konkurents üldse selles pagiklassis nagu on, et kui me teame, et sul on päris palju on selliseid eks-ralli maailma meistreid ja üldse selliseid vanu, no ütleme siis vanemas eas võidusõidulegende, ja, kes just nagu pigem võistlevad vist seal nagu nende suuremate autode klassis. Et milline on see konkurentsitihedus seal pagide klassis? No meie klassis on puhtalt 70 sõitjad üle maailma ja eks ta on niisugune hüppelava, siis ongi sinna autoklassi minekuks ja nende päris nagu kiirete autode peale. Et see teeb, kuna me sõidame sellises klassis, kus peab olema see pagi, peab olema kõigil ühesugune. Et, ja see teeb selle nagu konkurentsi hästi tihedaks, et iga niisugune väiksemgi viga on väga suur aegkaotus. Võidab see, kes vähem eksib. Täpselt. Aga teisi eestlasi läheb veel, kes veel lähevad, mis nemad seal tegema hakkavad, millega sõitma? Läheb veel Urvo Männamaa ja Risto Lepik, kes lähevad Eestis ajalooliselt täitsa
unikaalse asjaga, et siis lähevad täiesti oma tiimiga Rally Ride Estonia, mille all me tegelikult kõik sõidame. Ja lähevad siis autode kuninglikus klassis tegelikult selles kõige kiiremalt. Seal, kus me läheme Lööbi ja Saintsi ja kõiki neid suuri nimesid. Täpselt nende samade meestega nad rinda lähevad pistma ja kindlasti nagu väga huvitav sõitjapaar, keda vaadata. Nad on väga edukalt nagu läbinud erinevaid testirallisid, tugevaid tulemusi näidanud, et uue autoga, mis tähendabki, eks see on nende jaoks ka natuke väljakutse esimest korda Dakaril, et sealt võib kõike oodata, et kindlasti nagu huvitav paar, keda jälgida. Ja lisaks üks siis selline väike Eesti-Leedu segapaar. Baltikumi paar. Samas kindlasti nagu Baltikumi kõige kogenumad autosõitjad Dakari rallil. Benedikas Vanagas siis Leedus, kes on roolis ja tema kõrval Kuldar Sikkan ja Eesti üks läbi aegade kuulsamaid ralli kaartilugejaid või siukse pikema staažiga, aga kes ei ole ka Dakaril käinud, et selles suhtes jälle niisugune huvitav komplekt ja jälgida. Aga aitäh sulle, Toomas, et sa tulid meile külla rääkima Dakari juttu. Me soovime sulle loomulikult edu. Tule lõpuni ja tule poodiumile. Kokku lepitud. Aitäh sulle. Meil on aeg kokku võtta jalgpalli MM. Me teame, kes said endale medalid kaela. Seda teavad ka loomulikult Kasper Elissaar ja Tanel Tursk. Tere poisid! Ja alustame loomulikult sellest mitte kõige põnevamast osast jalgpalli MM-is, eks räägime natukene pronksimängust ka. Kas seda üldse vaja on pidada, Kasper? No lõpuks Horvaatidel vist oli päris hea meel, et nad said selle medali, aga eks ta tegelikult on üpris pensik nähtus seal. Kõik tahavad seda suurt karikat, sa ei saa seda ja siis okei, horvaatid olid küll rõõmsad, kui me vaatame kas või horvaatide koosseisu, siis seal juba said ka mingid mehed, kes olid vähem mänginud, said minutid ja nii edasi, ehk siis ega ta ikka nagu mingi väga õige asi ei ole ja ka FIFA suhtumist vaadata, et kui nad lükkavad sinna Katari brigaadi kohtunikeks, siis ma arvan, see võtab selle asja päris hästi kokku ära, et eks see rohkem siuke tilulilu on. Aga ikkagi vaadates kas või eestlase seisukohast on ju, kui meie saame ma ei tea, kusagil suusaetapil 26. koha, siis me oleme kõik juba õnnelikud. Nüüd me räägime siin 4 miljonilise riigi, eks ole, saavutusest 3. kohaks niimoodi. Tead, see oli... aga 4 aastat tagasi teised. Seda küll. Poolfinalist olid nad igal juhul, selles mõttes ju oled see 3.4, ega see suurt, see on siuke nagu mündivise, et ega see väga palju... Natuke ikka, üks on pronksmedal, üks on kaotaja, teine võitja. Olgem ausad, see ikkagi natukene tähendab. Jaa, aga nagu selles nagu me näeme seda seal mängus, et mehi väljakul väga ei huvita. Publiku huvi on väga nagu leige võrreldes poolfinaalide ja finaalistades rääkidega. Et siuke nagu kuidagi tundub natuke siuke alagrupi turniiri esimene mäng minu jaoks ka neid nagu alati vaadates. Ma ütleks, et ma ei ole nõus sellega. Kui ma näen marokolasi ikkagi nutmas peale mängu, siis järelikult see läks nagu neile hinge. Ma olen nõus tegelikult, et vähemalt siin selles juhul mõlemad läksid ikkagi mängima seda mängu. Et kuigi okei, et vahetati mõned mehed, aga ikkagi taheti võita seda. Aga 4 aastat tagasi, ütleme, Inglismaa, Belgia, need olid mõlemad ikka väga löödud. See on täpselt, kui suured tiimid sinna satuvad, siis nemad on nagu, neil on veitsa ükskõik juba, et nendel on nagu masendus peal selleks hetkeks. Kui on täpselt Horvaatia ja Marokko, siis mõlema jaoks on ikkagi väike nagu boonus või väike on verstapasti. Et isegi kui horvaadid on juba 3. korda siin medalitel MM-il, et võib-olla nendele see oli juba natukene juba, tahaks juba seda kuldset, on ju. Samas, kui sa mõtled, kui sportlased on väljakul, nad ühel juhul ei taha kaotada, et selles mõttes, eks nad muidugi pingutavad, aga lihtsalt see on nagu pläss olukorda, sa ütled, et kui sinna satuvad siis väiksemad tiimid, aga üldiselt MM-i poolfinaalis tavaliselt ei jõua väiksemad tiimid, ehk siis see, et see aasta õnnestus, et seal oli 2 võistkonda, kes enam-vähem tahtsid omal seda medalit saada, vedas siis sellega, aga nagu... järgmine kord, et proovime uuesti. Vähemalt tuleb see ikka väravate rohke mäng alati sealt. Oli sinu arust Horvaatia parem? Vääristas seda 3. kohta? Oli küll. Ma olen ka nõus sellega. Põhjenda? Antud mängus. Turniiril võib-olla Marokko pakkus rohkem emotsioone tegelikult ja võib-olla poolfinaali vaadates Marokko mäng oli parem kui näiteks Horvaatia mäng, aga tuleb välja, et Horvaatia mängis ka kõvema vastasega. Kuulge, kas me võime seda turniiri nimetada ikkagi ühe epohhi lõpuks, kus 2 säravat tähte jalgpallimaailmas on
nii-öelda Teinud oma viimase jõudnud oma kas sa kulminatsiooni. räägid Luka Modricist ja Lionel Messist? Absoluutselt. täpselt nendest me räägimegi. Neymarist ka. Muidugi on seal tõepoolest on seal veel ju veel teisigi mängijaid Modriciga ka, aga Ronaldo. jah, aga siiski jah, Ronaldost, Messist räägime, et on see siis nüüd selline ilus või kurb punkt? no Messi selles mõttes ju ega ta MM-idel vast enam ei mängi, aga nagu ta eile juba ütles ka, siis koondise karjääri ta lõpetanud veel ei ole, nagu ei ole ka Luka Modric. Tal on vaja 100 väravat ära lüüa. Just, et selles mõttes nagu ma arvan, siin veel ei ole vaja nii-öelda mingit paraadi korraldama hakata ja lehvitama need kõigile, et oli tore ja aga kas me näeme, ütleme Messi ütles tõesti välja, et tema jaoks see viimane mäng koondisest ei olnud, et tema tahab ikkagi nagu championina ka nagu mängida, aga kas me nagu teisi poisse võime näha veel? no Ronaldot pigem ka mitte MM-i kontekstis, et aga noh, Neymari kindlasti, noh Modricit ilmselt ka mitte, et eks kõik, kes on 4 aasta pärast praegu tunduvad nagu liiga vanad, et ega nendega on kõik, et selles mõttes on ta joon all ja noh, Messi jaoks siis see oli lihtsalt väga ilus viis, kuidas see joon alla tõmmata. Järgmise EM-in on ainult 1,5 aastat minna. Et juba Modric ilmselt nagu vaatab sinna poole. Võib kaaluda, kui hästi läheb, on ju. Vähemalt moraalselt toeks olla. Noh, ta ilmselt ka füüsiliselt peab vastu selleks ajaks. Aga räägime finaalist. See on parim osa. See on parim osa. Sina ennustasid meile Prantsusmaa võitu, mis sul enda kaitseks öelda on? Ei no... selles mõttes me nägime kõike seda, mida me siin terve saadete jooksul oleme näinud, ehk siis Argentiinast olid ju täpselt nii lähedal, et see kõik maha mängida. Täpselt nii lähedal. 2 korda. jah, et noh, olid juba tegelikult ka eelmistes mängudes. Holland on hea paralleelne. Aga noh, ongi see samamoodi. Prantslased ei mänginud jalgpalli esimesed 70 minutit. Neid ei olnud väljakul, üks võistkond oli väljakul. Siis läks vaja 2 minutit, umbes 3 minutit. Järsk on seis viigis. Argentiinal oli vaja tuua 5 kaitse sisse, ja see oli nagu see... Ei no, prantslased lihtsalt nägid Hollandi mängu, lihtsalt kopeerisid seda. Tuli meelde. Et ei olnud mõtet enne 80 minutit pole mõtet väga rapsima hakata. Niikuinii oli see aeg enne. Tuleb niikuinii ja siis hakkame penalteid vaatama. Ega noh, tundus küll, et see ju üsna koopia oli, et noh, mille poolest ta siis erines? No sellega erines, et lisaajal oli Prantsusmaa lõpuks ju mingit pidi ohtlikum ja veel täiesti ju lõpus Martínez seal, noh, see ei ole normaalne hetk, kus sa teed üksed tõrjed 120+3 ja ei, tahaks täna ikka ise kangelane olla. Kas see oli see kuldse kinda tõrje? No kindlasti. See penalti tõrje, ma arvan, oli ka ikkagi pani selle rasvase nagu täpikese. Ja see, kui jõhkralt ta töötleb lööjaid ja see, kuidas ta on nii üleolev ja see ka, kuidas ta oma selle kindaga... See tähistamine selle kindaga, et noh, seda soovitan kindlasti vaadata sotsiaalmeediast üle, kuidas Martínez tähistas selle kindaga, see oli nagu... Kusjuures see oli vist jätk selle Copa Americale, kus ta oli sama tähistuse teinud lihtsalt ja see on sama auhinnaga põhimõtteliselt. Aga Tanel, kas Messi on nüüd siis GOAT ehk siis greatest of all time, kõige aegade parim? Kits, jah, ma arvan küll, et nüüd on see argument veel lisaks, et esiteks see, kui pikk ta karjäär on olnud, et mõni mees on veel sääranud, aga mitte nagu nii kaua, et see on nagu apustav, et põhimõtteliselt 15 aastat oled maailma parim mängija. No tervet 15 aastat ei olnud ka. Jah, et okei, vahepeal tuli üks teine vend segas vahele ja siis mõnikord heast südamest anti ka Modricile väike mujale ka, aga eks ta nii kipub olema, et noh, jalgpalli kunsti osas ta on ikka number 1 ja eile samamoodi. See on selles mõttes huvitav, et 6 aega tagasi tegelikult meil oli veel nagu dilemma, et kas Ronaldo või Messi, aga nüüd Messi... Kas MM-i võit lõpetas selle debati ära nüüd? No selles mõttes, et arvestades 2 aastat tagasi heideti Messile ette, et kuule, sul ei ole koondisega mitte ühtegi karikat, see ei ole midagi võitnud koondisega. Kopa võttis ära kohe. Ja siis nüüd Kopa sai kätte eelmisel aastal, nüüd MM ka, et nüüd on nagu Ronaldo Leiril on raske. On, aga see on ikkagi nagu Kopa. Jah, aga see on jah, EM on kindlasti kõvem kui Kopa. Aga Messi ei saa mängida EM-i lihtsalt, me peame sellest ka aru saama. Ja MM on jällegi kõvem kui EM, nii et ega siin Ronaldol on, ma arvan, praegu ega ta 70 minutit hea meelega seda jalgpalli ei vaadanud, siis korraks pani uuesti teleka tööle ja siis juba lootis, ohoo, täna on äkki minu päev. Aga siis vaatasin, Pape lööb, kurat. Tähelepanu endale. Järgmine vend, kes hakkab üle võtma. Mul tekkis see küsimus juba selles Hollandi mängus, et
et kui Holland lõi teise värava, Weghorst lõi teise värava, siis miks nad ei selle momentumiga nagu edasi ei purjetanud, et jätkanud nagu sama. Ma küsisin seda sult ja sa ütlesid, et noh, ei tahtnud riski võtta. No, mis seal enam riskida nii väga on? See, et sa saad pähe ja sa ei saa penalteidki. Et okei, et hea küll, et hoiame siis ära selle teise poole lõpu, aga siis lisaajal võiks ju kasutada seda taktikat uuesti, vähemalt lisaaja esimesel poole ajal. Samamoodi prantslased, Pape lõi nagu mega ilusa värava, on ju, 2-0, 2-2 ja edasi ei miskit, on ju. Selle momentumi pealt oleks võinud ju kuidagi nagu edasi minna. No eks nad tundsid seda momentumit jälle siis, kui oli 3-3 on. No siis, kui 3-2 oli, siis nad hakkasid nagu tundma seda, jah. See mäng läheb lisaajale, siis sul see adrenaliin natuke võib-olla tõmbab alla uuesti, on ju. Ja noh, lõpuks ka Argentiina nüüd on mitu korda seda näidanud, et nad ei lase nagu ennast tegelikult rivist välja lüüa nendel asjadel väga. Et tegid seda Hollandi vastu, võtsid rahulikult, hästi rahulik tiim tundub olevat. Tegelikult kogu nende pulvitseva energia juures nad üsna nagu stoiliselt võtavad neid mängu käigu muudatusi. Aga no, rahulikud küll, aga kui sul on selline tehnika, on ju, et kus mulle tundus üldse, et enne mängu tuli Scaloni, läks garderoobi ja ütles meestele, et kes teevad rohkem kui ühe puute ühe korraga, need ma võtan välja. Põhimõtteliselt nagu üle 2 puute, ma ei taha siin kedagi platsil tegemas näha. Peale Messi on ju, kes pöörab vahepeal. Teine värav oli siuke hea näide, sest Messi tegi ainsana 2 puudet. Ja Messi võib, teised ei tohtinud. Aga ma vahepeal tõesti mängivad nagu kuuma kartulit, aga see, millise täpsusega söödetakse, see on ikka ulme. See oli jah fenomenaalne ja tegelikult minu ongi kõige enam nüüd me saimegi kinnitust just sellele vaimu tugevusele ka, et kuigi seal oli neid libastumise momente ja lõpuks oli näha, et vibra sees ja see Messi, ma ei tea, närvilisus või pinges olek enne esimest penaltit mängus see, mis anti, oli näha, see vend nagu ta ikka sügeles, et mis ma nüüd ja oli näha, et oli nii pinges. Ta lõi ära, korraliku puraka andis selle juhtvärava kätte ja sealt juba läks asjad veerema ja lõpus ka mulle siis, kui Prantsusmaa 2-2 lõi, siis näidati ka Messit ja tal oli selline nagu kibe naeratus oli näol, et kas nagu päriselt. Nüüd läheb jälle käest ära. Kas nagu päriselt. Ei saa rahulikult minna lõpuni. Aga nagu lõpuks nägime, et vaim oli nii tugev ja ega Martínez tuleb nagu kiita sellepärast, et see ülbe aura lõpuks, ma arvan, nagu andis võistkonnale ka sellist nagu lisatuhki juurde, et sul on vaja mingit sellist venda, kes on nagu vend, kes ikkagi nagu ongi, läheb pea ees nagu vastu jalgu. Jah, et kes on ikka hull nagu jah, et siuke sütitab. Räägime korra sellest jaanuari üleminekuaknast ka selles kontekstis, et kes nüüd oksjonile lähevad siit MM-ilt otsa. Ma pakun välja esimese venna, kes läheb kohe oksjonile ja väga kõrge hinna ees, see on Enzo Fernandez. Benfica tõmbab ta kohe rahaks ära, sest et turniiri noor mängija ja 21-aastasena võita MM-tiitel Argentiinaga põhis. Kas ta alles läks Benficasse? No jaa, aga see Liverpool jälle seal ukse taga hakkab sealt väikselt jälle kratiks sikutama. Liverpooli juba andis märku, et muidugi ta oli juba enne ammu radaril ja oleks nagu nii läinud. See hind muidugi Benfica hõõrub käsi kokku, et see hind on pluss 20 miljonit, pluss 40 miljonit otsa veel. Aga huvitav, et Madrid ei olnud tast huvitatud, kas tänu sellele, et nad nüüd seda Brasiilia noort jahivad. Aga see on ju ründaja. On ründaja, jah. Fernandes ju... selles mõttes, Reali puhul on ju see, et seal keskväljal on juba noored lükket tehtud prantslastele. Kamavinga, Tchouameni on ju, Fede Valverde on 24 alles. Et seal seda ei saa, isegi Real Madrid ei saa üle koormata ennast lõpuks, et kuigi galaktiku aegadel on nagu tehtud igasuguseid asju. No sõltub, mis see hinnalipik praegu talle külge tuleb. Ja reaalsus on ka see, et see, okei, sul on MM, sa särad seal 7 mängu, sa paistad silma, aga see on natuke teistsugune keskkond ka, et kui me vaatame praegu, kuidas seal mängisid, ma ei tea, Emiliano Martínez, Aston Villa meesel järsku oli nagu maailma väravaht, aga miks ta igapäevaselt on või ongi, et Enzo Fernandez, et muidu on Benfica ja... No kuulge, Mehhiko väravaht käib ainult MM-il säramas. Just täpselt. Shaqiri mängib ka MM-il. Tootegi praegu ise toote selle välja, et tegelikult selle... James Rodriguez on ju kõige parem näide. See on teistsugune, James tegelikult nagu mängis ka hästi ikkagi. Aga ikkagi on kusagil on ja.
et noh, seal need nüansid on, et see tegelikult ei pruugi nii palju määrata, et tänapäeval see üleminekut turg on nii keeruliseks läinud ja kõigil on nii pikalt omal tehingud välja planeeritud, et muidugi Enzo Fernandez hind on kõrgem, aga jah, sellega asi piirdub natuke praegu. Võib-olla kes pigem nagu lähevad, kindlasti on nüüd need, kes nagunii olid juba kuumad kaubad, et tegid hea turniiri, siis klubid on veel rahul, et saavad veitsa rohkem küsida ja jälle huvitundjaid on jälle rohkem, et nähti, et okei, suurtes mängudes võib-olla vähemalt seda vaimselt nad suudavad suuri mänge teha. Aga noh, kui ma ütleks, eks Marokol kindlasti on mingid vennad, kes saavad võib-olla tänu sellele turniirile võimaluse. Et Amrabat, noh, ta oli küll juba Fiorentinas, mis on väga hea tiim. Aga noh, ilmselt nüüd ta sihib selle kõige kõrgema kategooria tiime ja siis seal oli veel need Unahid ja sellised figuurid ka, kes võivad minna. Vot sellised jalgpallijutud täna meie poolt. Aitäh teile, poisid, olid väga mõnusad jalgpalli MM-i saated teiega. Äkki kohtume veel. Aga enne kui me kõik ära läheme, meil on veel kavas väike viktoriin lõpetuseks, nii et seal on veel ka väike teadaanne meil. Jah, ma kolin nüüd sinna. Enne veel, kui ma lasen Marguse viktoriini tegema, on mul üks tähtis teadanne. Nimelt, kui sa tahad võita endale MM-i originaalpalli, siis kõik, mis sa pead tegema, on see, et sa lähed Olipeti Instagrami või Facebooki, kommenteerid sinu loosi postituse alla, kes sinu arvates oli MM-i parim mängija ja ühel õnnelikule loosimegi selle palli välja. Margus, sinu kord, palun. Ja, aitäh, Lauri. Tänane viktoriin on siis teemal jalgpallilegendid. Ja loomulikult käib see nii, et mina hakkan vihjid ütlema ja kui mingi hetk te tunnete, et te teate, kellest jutt käib, siis palun kõva selge häälega andke teada, keda te arvate, kellest jutt käib. Nii. Messi. Ja teie võite kodus kõik kaasa öelda. Messi. Esimene vastus ei ole Messi. Nii, lähme siis. Ta on oma riigi eest löönud 41 väravat 72 mängus. See ei ole Messi. See ei ole Messi. Ta on võitnud Ballon d'Ori 3 korda järjest. No, see on juba päris hea vihje. Ta on olnud ka oma rahvuskoondise peatreener 4 aastat. See on mingi vana. Ja, see on väga vana. Platini ei ole olnud peatreener, on ja. Tema keskmine nimi on François. No prantslane. Tema vanemad olid itaallased. Platini ja sul olid õiges, jah. Aga kuna sa nagu ei öelnud seda välja. Ei, ma tahtsin diskuteerida, aga siit ei tulnud nagu... Ei tulnud vastu. Michel Platini, tõepoolest see mees oli. Olnud ka UEFA president ja 8 aastat jalgpalli keeldu saanud. Aga järgmine mees. Teda peetakse oma riigi kõigi aegade parimaks mängijaks. Messi. See taga, aga see ei ole Messi. Ferenc Puskas. Ferenc Puskas. Nii, Puskas see ei ole. 8-90-ndatel oli ta üks äratuntavamaid mängijaid platsil ja seda nii oma välimuse kui ka oma mängustiili tõttu. Mängis ta keskväljal. Pacho ei või siin olla. Ei. 80-ndatel ei olnud. Mingid Beckenbauerid, mingid tüübid, kellel olid mingid suured lokkis juuksed peas. No me räägime 80 lõpp, 90 algus selles perioodis. Siis ma ei tea. Nii, sa ütlesid, mis sa ütlesid? Beckenbauer või mingi? Ei, Beckenbauer oli natuke varem. Nii, aga nii. 2 korral on ta valitud Lõuna-Ameerika parimaks jalgpalluriks. Kas see on äkki Kolumbiast? See värav. Nii. See värav. Ei. 80 juba. Ta on küll vana, aga mitte nii vana. Aga kas see on see vend, see väravaht, kes oli see mingi suurte pikkade juustega ja mingi skorpion kikke tegi ja mingid asju? Ei, ma arvan, et see on teine. Ma arvan, et see oli keskväljal. Mul ei tule see nimi. Keskväljal mängis, jah. Lõuna-Ameerikast, keskväljal. Tõesti, tema juuksestiili kutsuti Shake and Cokes. Ma arvan, et mul ei tule see nimi meelde. Batistuta. Ei ole Batistuta, oli Argentiina poiss, aga Kolumbiast ta tõesti on ja tema nimi, ma ütlen, Carlos ees nimi, äkki nüüd viskab ette. Ei tule. Täitsa kipsist praegu. Carlos Valderrama. Ma ütlesin, Valderrama on väravaht, mille juurest ma ei julgenud öelda. Ta oli see, kellest te rääkisite. Okei, järgmine mees. Ta on mänginud 5 MM-il. Messi. Ja 3 MM-i finaalis. Messi. Millest ühe ta oma koondise kaptenina võitis. Messi. Ronaldo, ma arvan. Ronaldo on mänginud. Ronaldo Nazario või?
jah. Ai, kas ta 98 mängis küll, ta oli haige, aga mängis. 90 mängis, jah. Ja 2002 mängis väga hästi. Võitis. Ja lõi väravaid ja 94 ta oli pingil kindlasti, kas ta platsile sai, ma ei tea. Kahel järjestikusel aastal 1990 ja 91 tituleeriti ta maailma parimaks jalgpalluriks. Pele ikka siis, jah? Pele. Ei, mõtle nagu tagantjärgi. Ei, see on ikka aasta jalgpalluriks. Okei. Mis aastad need oli? Siis võib Beckenbauer. 90, 91. Ei, Beckenbauer oli siis juba treener. Matt House? Klinsmann on see. Jah. Klinsmann. Huvitav välik. Ei, kes sa ütlesid? Matt House. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Jah, täpselt, kuidas hääldama peab. No see küsimus on, et kas ta on Matthäus või Lothar Matthäus. Ta vist mängis 2002 oli ka veel, jah. Aga vaatame edasi. Vaatame edasi, jaa. Ja ta mängis, jah. Tema hüüdnimi oli Der Panzer. Nii, aga järgmine mees, teda kutsuti ka muu hulgas fenomeniks. Me tunneme Ronaldo Nazario. See oli lihtne, okei. Aga järgmine mees, nii, kodumaal kutsuti teda kuningaks. Klubis, kus möödusid tema mängija teekonna viljakamad päevad, kutsuti teda Merliniks, tema peaaegu et maagilise mängustiili tõttu. See on ju teada, kes on? See on ju see, kellele enne pühapäeva veel Messi alla jäi oma koduriigis. No võiks olla Diego Armando kokaiininina Maradona. Ei, see ei ole kokaiininina. Sageli, eriti aga hilismal perioodil kutsuti ta ka klaasist meheks palluri sagedaste vigastuste tõttu. Mis tema karjääriga oluliselt pärssisid muidugi. No aga see oli ka Nazario jälle ju, ta oli ka ju klaasist. Lõpuks põlv käis ju nagu plaks. Temal oli ka probleem muidugi teine, tal oli ka see kilpnäärme haigus. Äkki Cruyff? Cruyff ei ole. Nii, ütleme siis ära, et tema karjääri tipphetk saabus 95. aastal, kui ta võitis meistrite liiga. Ütlen siis ka ära, et tema klubikaaslane Frank Rijkaard on öelnud, et ta on parim number 10, kes meil kunagi on olnud. Ja siis on teine hollandlane või? Ei, ta ei ole hollandlane, aga ta mängis Ajaxis. Liitmanen on õige vastus. Jari või? Jari. Tahtsin jõuda, et tal oli Eesti naine ja nii edasi. Aga selleks... Sa võid öelda seda ikka. Ta on Nõmme Kalju tribüünil käinud vaatamas mänge. Ta on ja sageli siin Eestis Tallinna tänavatel võib seda kohata. Nii, aga tänu poisid täna rohkem ei jõua, nii et kohtume võib-olla kunagi veel. Aga selleks korraks on meil kõik. Meie läheme nüüd ära talvepuhkusele. Loodame, et meie talveuni pikalt ei kesta, sest juba jaanuari keskel oleme tagasi. Nii et seniks kõike head, nautige vaheaega, jõule ja ka aastavahetuse suusatamist, miks mitte. Nägemist! Kõik on võimalik. Olivett!